ühendus isade eest saigi alguse sellest, et osad isad jäid kõrvale oma laste kasvatamisest peale lahutust. See probleem on valdav osa on ikkagi lahku läinud vanemad, kellel on ühised lapsed ja nad ei saa piisaval määral osaleda laste elus. Praegu meil ühiskonnas on ikkagi suund, et toetatakse naisühendusi, naiste tugikeskusi, aga mehed ja isad on jäänud tähelepanuta. Nad jõuavad meie juurde erinevatel nii-öelda eluetappidel, et mõned jõuavad kohe peale lahutust, mõned jõuavad, kui on kohtutee juba läbi käidud. Sealt on ka erinev abi, et kui kohe peale lahutust, siis on emotsioone palju, siis on seda nõustamist, psühholoogilist nõustamist rohkem. Kui on kohtutee läbi käidud, siis on ka nii juriidilist abi kui psühholoogilist abi, et need on erinevad, oleneb etapist ja oleneb ka inimesest. See eesmärk on tegelikult, et lapsed oleks hoitud ja lapsel oleks mõlemad vanemad, kellega ta saab suhelda ja ei kaoks ka ära siis side selle tugivõrgustikuga siis vanaemad ja vanaisad, onud ja tädidega. Kas see on meie nii-öelda missioon, et teadvustada, et ka mees võib olla ohver. Vägivald ei pea olema alati füüsiline, see on ka vaimne vägivald. Et teadvustadagi ja luua ka nii-öelda statistika, et ka statistikas kajastuks see, et ka mehed võivad olla ohvrid. KÜSK-is ettevalmistus ongi, et see asi luua mingi süsteem. Et mõtteid on olnud ju varem ja palju, aga see ongi jäänud nii-öelda mõtted. See projekt nüüd ettevalmistab, tulevadki ongi seminarides on konkreetsed ülesanded ja et süsteem luua.